Sellel merel on mitu iseloomu. Praegu näeb kõik väga rahulik välja, aga välimus võib olla petlik, sest alates tänasest pärastlõunast, tavaliselt pärastlõunal umbes 2-3 paiku, Lääne-Vahemere tuuled hakkavad tõusma ja see järv võib tegelikult muutuda väga ohtlikuks kõigile neile, kes naudivad oma suvepuhkust. Ja siin tulevadki need mehed mängu, sest me oleme siin United Hatsola juures. See on veepäästemeeskond siin Tiberiases ja need mehed aitavad päästa elusid abivajajatele. Nii et täna liitume nendega, et näha, kuidas nad seda teevad. Tere, aitäh, et meid täna vastu võtsid. Tere tulemast United Hatsola päästepaadile. Hämmastav. Nii et mida me täna teeme? Isegi kogenud ujujad ei suuda mõnikord nende hoovustega võidelda. Nad viiakse sissepoole. Inimesed ei saa sellest aru. Inimesed tulevad siia hommikul, näevad seda ilusat rahulikku merd, lähevad ujuma ja siis äkki tõuseb tuul ning nad viiakse merre. Nad satuvad paanikasse ja paanika on meres olles väga halb. Ja selleks me siin olemegi. Ja nüüd ongi, me oleme augusti keskpaigas, on väga palav ja sa ütlesid, et oled sellel suvel saanud palju kõnesid. Räägi meile sellest. Ma mõtlen, meil oli palju inimesi, kelle pidime veest välja tooma. Õnneks olime enamasti õigel ajal kohal, enne kui midagi halba juhtus. Teine asi, mis juhtub, kui on nii palav, on see, et inimesed ei saa aru. Isegi kui sa oled sellise ilmaga vees, võid saada vedeliku puuduse või veel hullem, kuumarabanduse. See, et sa oled vees, ei tähenda, et su keha saab piisavalt vedelikku. Nii et me näeme inimesi, kes ütlevad, ma olen vees, mis siis juhtuda saab? Ja nad on dehüdreeritud. Kuumarabandus võib tegelikult viia südamepuudulikkuseni. See on üks asi. Teine asi on see, et inimesed näevad hommikul merd, nad ei oska ujuda. Nad lähevad vette nende väikeste parvede või kummipaadidega ja siis äkki viib vool nad minema ja nad hakkavad paanitsema. Ja siin tuledki sina mängu. Siin tuleme meie mis mängu. Siis juhtub? Nüüd, me tegutseme 2 viisil. Meile kas helistatakse, kas meie sidevahendile või merepolitsei kaudu. Me saame koordinaadid, läheme sinna ja võtame nad peale. Teine asi on see, et me patrullime. Me lihtsalt patrullime edasi-tagasi, vaatame pidevalt vette ja kontrollime olukorda. Ja tõepoolest sel pärastlõunal tulebki kõne, üks kummipaat ja surfar viiakse hoovustega järve keskele. Veidi hiljem juhtub sama ka selle mehega. Õnneks on United Hatsola meeskond kohal, et ta turvaliselt välja tuua. Kapten Ossi on selliseid olukordi näinud rohkem kordi, kui ta mäletada tahaks. Ma juhin paati ja arvan, et näen vees pead hulpimas. Ütlen ühele meeskonnaliikmele, võta binokkel ja vaata. Sõidame lähemale. See ongi see mees vees, ta püsib vee peal. Küsime temalt, kas ta tahab paati tulla. Ta noogutab pead, ta ei suuda rääkida. Aitame ta paati, ta on kurnatud. Ta on nii kurnatud, et ta ei suuda sõna otseses mõttes rääkida. Ta on ka dehüdreeritud. Nii et me tegeleme dehüdratsiooniga, me rahustame teda ja ta ütleb, ma olen ujuja. Ma olen nii palju kordi Kineeri kanalit ületanud. Ma olen teinud Kineeri kanali ületluse. Ma ujusin siin hommikul ja äkki ei suutnud ma enam kaldale ujuda. Nii et pidime tema dehüdratsiooni tõttu ravima, veenduma, et temaga oli muus osas kõik korras ja pidime ka tema piindlikkust leevendama. Ja see pole ainus näide. Meile öeldi, et üks grupp triivib aeropaadis ja selles väikeses paadis on 24-aastane naine ja 4 last vanuses 1, 2, 4 ja 7. Kuidas ma sinna ära mahun? Ma ei tea. Pean tunnistama, et kui ma seda nägin, siis ma ehmusin. Meeskond on täielikult varustatud elude päästmiseks. Paadis on defibrillaator, sidemed, hapnikupalloon, soolalahus dehüdratsiooni vastu. Kõik, mida oleks vaja ka maal. Sest ükskõik, mis olukord ka poleks, on kiirreageerimismeeskond siin selleks, et sellist lugu ei juhtuks. Jõuame me alati kohale pärast seda, kui midagi halba on juhtunud. Või kui see parasjagu toimub. Keegi saab südamerabanduse, keegi sattus õnnetusse, keegi kukkus trepist alla. Mere peal oleme me kohal selleks, et neid asju ära hoida. Me oleme seal selleks, et inimesed kätte saada enne, kui midagi juhtub. Sest kui midagi juba vees juhtub, siis on neid palju raskem üles saada. Praegu on see veemeeskond ainus United Hatsola paat Iisraelis, kuid ambitsioonid ei piirdu sellega.
Unistus on minna välja ookeanile, kus uppumised on palju tavalisemad. Kapten Ossi jaoks tähendaks see võimalust aidata inimesi, keda ta nii väga armastab, aidata. Kedagi paanikahoo ajal aidata, ta veest välja tuua, teda kiirabis aidata, tema kätt hoida, kui ta seda vajab. See kõik kuulub selle juurde. See kõik kuulub selle juurde. Ja ma pean tunnistama, see on sõltuvust tekitav. Ma mõtlen, kellele on vaja narkootikume või alkoholi. Kui päästad kellegi elu, oled 2 päeva justkui pilves. Ma räägin tõsiselt. Ja inimeste veest välja toomine siin ongi tegelikult elu päästmine.